Nii, oleme siis tagasi neljanda mängu juures. Tuletan siis meelde selleks, et võita ja sõita on vaja 3 võitu. Hetkel juhib Kaido tiim 2-1 ja käib siis 4. mäng. Esimesena asetas siis Toomas selline 15 senti snadist ette ja vasakule. Ivar lõi ühe ja nüüd Mati kuul. On hea kuul, aga mitte piisav. Peab siis ütlema, et 3 mängu on läinud tsipakene alla tunni iga mäng. Aga ei tahaks ära sõnuda, et see mäng ei veniks samuti. Nii et vastastel 3 kuuli ja Veiko läheb siis lööma. Ja jääb lühikeseks, kukub 10 senti snadi ette. Ja teisega naksab selle ära, tegelikult jäi lühikeseks. Aga naksas ära. Kuulid on siis 3-3. Nüüd läheb Olav asetama. Nad on teinud tiimis vahetuse. Ivar on läinud siis lööma ja Olav mängib siis keskel. Kaido läheb lööma. Ja kukub täpselt snadi taha, ma ei oskagi öelda. Täpselt snadi taha või selle kuuli taha. Otsustati, et Kaido läheb uuesti lööma, et suurt potti vastane ei saa. Ja Kaido lõi ära. Et kuulid on siis hetkel Ivaril 1 ja Olavil 1 ja Tommil on 1. Kahjuks see kuul läks nüüd nii pikaks, et kaotab mõlemale. Ivaril siis viimane kuul ja Tommil on 1 kuul käes. See jäi peale. Tom läheb asetama. Jälle vist. Tom läheb asetama. Kas või pikaks, nagu öeldi.
nagu öeldi, kas või pikaks, aga siis jääb lühikeseks. 1-0 läheb Ivar seda mängu juhtima. See kaugus on juba siuke 1,5 meetrit. Mehed lõõbivad, et nii kaugele veteranid ei tohiks nägi panna, et ei jaksa välja visata. Ja ei jõudnudki, nagu Mati hüüdis, ta rohkem ei jõua ja see ei läinudki kaugemale. See on umbes 8,5 meetrit mäng. Peatoom asetab 10 senti, 15 sentist vist. Kolm tuuli on Ivari tiimil ja ilmselt Olav läheb ikkagi asetama. Või läheb nüüd lööma kohe seal. Ja asetab lühikeseks. Ivaril on 2 kuuli käes ja vastastel on veel 4 kuuli käes. Ja Tommi kuul on siis nadist 10 senti. Aga no mida? Suurepärane Ivar asetab snadi ja kuuli vahele umbes 5 senti snadist. Ivaril on veel 1 kuul käes. See jääb natuke lühikeseks, 30 senti. Ja teine täpselt samasugune. Jah, tuleks pihta visata. Ikka plats on süüdi. Nüüd on kuuliseis 2-1, Ivaril on 1 peal. Kaido läheb asetama, sest
esimene ja kolmas kuul on vastaste oma, teine ja neljas on nende oma. Üritab oma kuuli pihta asetada, aga nüüd ise ei olnud paha, lihtsalt ei olnud õige suuna peal. Aga jah. Ei, seal ei ole mitte midagi. Ei, mitte midagi ei muutu. Midagi ei muutu, te saate edasi visata. Ja aga sellest see ei ole hullus. Vastastel kuuli käes ei ole. Jah. Just. Kõik õige. 2-0 Ivarile. Väike segadus oli, et Kaido haaras ringimaast, aga sellest ei ole midagi. Ring oli märgitud, pandi tagasi ja Ivar sai jätkata oma viskamist. Nii, Snadi on nüüd siin piiri ääres. Esimene asetus Matil Tauti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lähes 8 meetrit mäng. Patsi isegi peale. Vaatame, kas Tom sai patsile. Lühike. Õige. No suurepärane asetus Toomaselt 20+ senti Snadist siis vasakule. Olav läks küll asetajaks, aga kipuvad ikka kuulid minema nagu löögiks kätte. No nii, tõi ilmselt peaaegu juba teise ka peale vastastele. Ivari 2 kuuli veel käes. Aga kui Ivaril on kuulid käes, siis seal on ruumi veel maa ja ilm Ivari jaoks. Ja nii ta tegigi ja tuli esimeseks sealt kaudu. Läks kohe või?
Veiko lõi siis mööda ja siis naksas oma kuuli, mis siis hakkas natukene tagasi veerema. Ja nii oligi, et täiesti uskumatult. Jah. Jah, see kuul tuli tagasi. Ehk siis Veiko lõi mööda, lõi oma kuulipihta, see tuli tagasi, aga Ivar läks ja kõmmutas asetuse selliseks, et nüüd on vastastel 2 peal. Nii, mehed teevad natukene nalja. Nii, kukkus kivi otsa ja jooksis välja. Nii, kuulid on siis 2 ja Ivaril 0 ja 2 kuuli on hetkel Ivaril peal. Teise Kaido asetab esimeseks. Ja siin on tsirkus nööri mööda, rahvakunstnik Kaido käib. No, meestel on nägu nalja täis ja Veiko asetas esimeseks. Nii et seis on 2-2. Käis vastu seina ära. Siis üle meetri pikaks, isegi siuke meeter. Ja see jäi meeter lühikeseks, aga piisab, et olla esimene. Siuke meeter 10, meeter 20, tegelikult on meeter 40 ja meeter 20 on siis Mati kuul ees. Aga Tom paneb sellest mööda ja selline 30 senti snagi ette.
nii, Mati siis asetas läbi oma kuuli esimeseks ja Veiko läks lööma ja teeb 2 ühesugust viset. Kaido läheb nüüd asetama, üritab siis Tommi kuuli suunas mängida ja lükata seda siis esimeseks, et vastast siis ringi suruda. Tommi kuulini ei jõudnud see kuul, aga läks ise heaks teiseks. Asetage selle Tommi peale. Lähevad ikka asetama, et ei ole see löök praegu selles voorus. Aga ütleme siis nii, et vastastel on käes 2, 4, 6, 8, 4 kuuli. Ja kuulid ees. Et siin võib veel kõike juhtuda. Aga ruumi asetamiseks on maa ja ilm. No nüüd seda enam punktiks ei too kahjuks. Ja see läheb täpselt Kaido kuuli suunale taha, et siin lööki ja ikka nii, et Ivar ilmselgelt läheb asetama. Ivari jaoks on seal ruum maa ja ilm. See vajus ära. Ütleme siis niiviisi, et arvestades seda, et 1 oli peal ja 4 veel käes, siis seis ei ole hetkel muutunud ja ei muutu ka nüüd. Seis on siis Ivari poolt 3-2. Mati mõõdab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, umbes 8 meetrit. Sammud olid natukene väiksed, aga umbes 8 meetrit. Ja läks selline pea 40 senti kuul üle. Ja Toomas läheb asetama. Ja teeb. Ei oskagi öelda, kas tuli või ei tuli. Ei tulnud vist.
vot selline suurepärane asetus, nagu õpikust öeldakse vahest, üks ette ja selle peale asetada, nüüd on kaks peal. Ja need on suunal ka oma tagumisele kuulile. Aga Ivarit see ei häiri, nii et Ivar läheb lööma. Ja jääb pool meetrit lühikeseks. Ei teagi, mis ta nüüd lööb, kas ta lööb snadi või kuuli. Vähemalt kaks auku. Nüüd on 3 kuuli maas Ivari tiimil ja vastastel on endiselt 2 peal. Ei ole paha, aga siiski 3. kuul. Nüüd on veel 2 Olavi kuuli. Aga siin muud ei ole, tuleb mängida Tommi kuulide suunas just täpselt nii. Suurepärane asetus ümber nurga vahelt läbi esimeseks. Nüüd Veiko lööb. Ja tegi sellise löögi, et oma kuul tuli retrona tagasi. See jätab veel võimaluse selliseks, et saavad kõigega lüüa. Olav kurtis, et Veiko kuul, mis tagasi tuli, jäi täpselt tema trajektoorile. Aga hetkel siis 2 peal. Kaido tiimil ja neil on veel 3 käes. Kaido teeb suurepärase asetuse ja paneb punti, kus on juba Tommi 2 kuuli ehk neil on 3 juba peal. 2 kuuli on veel käes. Ütleme siis nii, et 4 on veel endiselt peal, küll sai kõpsu, aga Veikol veel kuul käes ja 4 on peal. Et nad ei taha mängida, ei lähe riskima, sest kui kuul tabab Tommi kuuli, siis seal on snadi taga ja saavad 5 punkti. Mängu seis on siis 3-7 Ivari poolt vaadatuna. Umbes 8 meetrit mäng. Snadist selline 25-30 senti vasakule.
natuke suuname siis täpsem. Mati on ringis ja viskaski otsa ja viskas suunalt kohe paremale ära, mis on peaaegu meeter. Mati on ringis, viskab teise kuuli. Ja see on parem, tabab Tommi kuuli ja jääb ise esimeseks. Kuul jääb nüüd siuke 60 sentis nägi ette. Kaido on ringis ja teeb asetuse. Ilmselt see on esimene. Veel on Kaido tiimil 3 kuuli ja Ivari tiimil 4 kuuli. Olav läheb asetama. Ja teeb hea asetuse, aga jääb pisut lühikeseks. Nüüd teisega kindlalt oma pihta, aga hoopis 5 teise kuuliga snadi siis edasi, kus on 2 oma kuuli. Õnnestunud löögi korral võivad need mõlemad korraga minna. Aga läks esialgu 1. Ja sai küll teisele pihta, aga see ära ei läinud. Ivaril on 2 kuuli, Kaidol on 1. Läheb lööma, sest 2 järgmist on nende omad. Ja vise jääb lühikeseks. 1 on Ivari tiimil peal. Ivaril on 2 kuuli käes. See kuul läks minema, ei riskita siitpoolt mängida, sest sealt võib põksata. Kuuli esimeseks jääb 1 Ivarile ja mänguseis on 4-7. Päeva alguses ütlesin siis, et kes täna võidab 3 võitu, siis see punastab pääsme meeste või veteranide EM-ile, mis toimub 12-15
juuli Santa Susannas Hispaanias. Samas kohas toimus eelmine aasta naiste Euroopa meistrivõistlused trios. Tegemist on siis ühe hotelli sisehoovis mängitavatel platsidel, mis on sellised peeretamise tüüpi, aga mitte väga siledad. Juulikuus on kuuma kindlasti seal väga palju, nii et võistlemine on kindlasti väga, väga keeruline. Aga päris keskpäeval võistlused ilmselt ei toimu, kui on kõige kuumem hetk. Siis lõunapausil on võimalus hotelli juures ujuda, seal on bassein olemas. Nagu ma ütlesin, siis ühe hotelli katusel on samuti üks bassein. Koht on väga ilus. Kui mu mälu mind ei peta, siis kohalikke elanikke ei ela seal väga palju, rohkem turistidele suunatud. Käisime naistega ka sõitmas. Selline väike rong oli, mis viis ka mägedesse, tegi sellise tuuri, kust oli võimalik ülevalt alla siis ka linna peale vaadata, et üht koma teist on seal ikkagi võimalik vaadata. Ka vahepealsed sündmused on siis sellised, et vastastel on veel 2 kuuli käes. Tommy Kuul on siin liikunud koos Snadiga. Ja nüüd Olav asetab ja väga vikaks kahjuks. Ja nüüd teine vise kohe järgi. Ehk nüüd on ka see koht, kus kui kõik löögid jäävad, on võimalik see võistlus enda kasuks pöörata. Ja teisega oma maha. Nii et kui oli juba mõtted, kui juba lugesime siin punkte 13 peale, siis nüüd on ikkagi vastasel 1. Sai küll püste, aga kuul ei liikunud. Ütleme siis niiviisi, et 4 kuuli käes ja vastane saab 1 peal ja vastane saab punkti. Tulemus on, või seis on nüüd 5-7. Kui juba üritasin siin kellegile pärga kaela panna, siis oli see küll väga rumalalt välja pakutud. No, kas nüüd vastased sellest ka innustuvad, see nüüd siis kohe paistab.
jah, tulemus oleks võinud olla kas 4-8 isegi kui 1, aga nüüd 5-7 on ikkagi, ütleme siis selline oi. Ja siin kohe tüdrukud elamnesid ja mäng läheb edasi. Ja Tom asetab suurepärase viskega Mati kuulist mööda ja esimeseks. Mati ei jäta jonni ja paneb lihtsalt puhta asetusena tipakene paremaks kui Tommi kuul. Aveiko 2 korda, ütleme nii, et natukene pahandab endaga. Ivar on läinud uuesti asetama, mis tal ilmselgelt tuleb paremini välja. Ja Veiko läheb lööma. Ja ikka 10 senti ette ja pumpsti üle. Täpselt samasuguse viske tegi ka Veiko. Nii et Kaidol on 1 ja vastastel on veel 3 kuuli peal ja 2 peal. Mängu seis muutus, mängu selline saatus on küll täiesti teisele poole. Aga Kaido ka natukene panid lukku. Ütleme siis nii, et Ivaril on kuul käes ja Ivari jaoks on seal ruumi veel 4-5 kuuli. Nii et just 3 on peal. Nii, vaatame, kuidas siin siis edasi. 4 on juba peal. Neli kuuli või 4 punkti, 9-7 läks Ivari tiim juhtima. Vot nii.
see 8 meetrit umbes. See läheb pikaks, see läheb minema. No nii, nüüd on otsustamise koht. See on väike pisike hetk mängus ja võib kõik muutuda. See on umbes pool meetrit snadist, jääb lühikeseks, aga teine lippab seest üle. Et ütleme siis nii, et Kaido tiimil on pahandus majas. Et anti 2 tuuruga oma mäng käest. Keeruline on see seis hetkel, aga see on suurepärane kuul Veikolt, et vastastel on 4 punkti vaja, et Olav läheb lööma. Et ütleme, Kaido tiimi jaoks oleks parem, kui Snadi välja lendab kohe esimesega. Aga siin oli juba lähedal oma kuuli maha löömisele. Aga on veel vaja lüüa selleks, et mäng enda kasuks keerata. Sinna vahele ei aseta, kuna see on täiesti ees kuul, siis seda saab ainult edasi togida. Nii, ja ei läinud. Oli nibil-nabil Snadi pihta minemas. Nüüd on veel see seis, et veel on võimalik saada 4 punkti, kui vaarlööge jääb. Aga ei läheb see ka välja, ehk selle vooruga mäng veel ei lõppe. Ei olnud palju puudu, kui oleks tulnud see Ivari kuul esimeseks. Ehk kuulide seis on hetkel 1-1, Matil 1 ja Veikol 1 ja Veiko tiimil on no kui nüüd minu teada on nii, et Veiko üritab ilmselt lööma minna, kui saab 2 tükki korraga minema ja omaga jääb, siis
Läks üle. Nii, ja kõik jätkub. Seis on 9-8. Kuule, panin suisa mingi 20 juurde. Ja siis ta töötab. Jah. Kas ta on? Mäng on umbes 7 meetrit. Ja on selline 30-40 senti snadist siis vasakul. Ja see sai täpselt kivi otsa ja läks kohe leekima. Ivari tiimil siis 4 punkti vaja ja Kaido tiimil 5 punkti. Ja läks ka teine täpselt samasse kohta. Meestel veel jagub siin naljasuund. Matil on valed prillid ees. Ivari kuu läheb ka pikaks. Ei ole siin, mutta siin on vahe umbes 5 senti, võib-olla natuke vähem. Kui palju vahe oli? Paar senti oli siis vahe. Okei, 5 ei olnud. Üks on taga ja teine on kõrval ja see jääb ühikeseks. Et nüüd on 2 kuuli Olavil ja nüüd on jälle väike pahandus Ivari tiimil. Et hetkel on kuulid täitsa pillavalla. Ai, ja nüüd teine frustratsiooni visega kohe järgi, et mis on siis 5 senti snadist ja kõik jätkub. Veiko lõi vahepeal maha ja tundub, et
ma ei oskagi öelda, kumbal on parem. Kaldun arvama, et üks on peal, mitte 2. See betongimäng on üks põnev mäng. 2 peal. Nüüd on ruumi on asetamiseks. Ja said 3 punkti. Seis on nüüd 9-11. Ruumi on 1,5 meetrit. Ilus ise. Suurepärane teine asetus tunnilt ja umbes 10 senti snadist. Olav läheb lööma. Ja teie esimese viske juba nägi ka ise, et ei lähe. Aga siia ruumi asetamiseks ei ole, tuleb igal juhul lüüa ja lööb kohe oma teise löögiga. Ja see oli rohkem suunal, aga lühikesed 2 viset. Ivaril on 1 ja Matil 2 kuuli käes. See asetus läheb puhta õue. Aga teine oli suurepärane, peaaegu tsipake tugev. Sai Tommi kuuli pihta, aga mitte piisav. Ja nüüd on Ivaril viimane kuul ja pahandus on hetkel majas. No ruumi on umbes 25 senti ära asetada 4 kuulist, siis 1 kuul.
mäng ei ole läbi, Veiko, kui sul on kuulid käes, siis mäng ei ole veel lõppenud. Annaks Jumal, et need sul kätte jääksidki. Neljast kuulist on vaja üks sisse asetada, et no just, ja vastastel 2 peal. Ei oska midagi kommenteerida, et nüüd on 3 kuuli käes, et need sealt minema lüüa. No nii, Veiko esimesega pani vähemalt uskumatu mäng. Ma olen ka päsid. No hea, et oma ära ei löönud. Ütleme siis nii, et üks oli, vahepeal on ära visatud 3 kuuli, nüüd on nad saanud jälle endale 1 peale. Ei oskagi midagi öelda. Ilmselt lähevad asetama, et ma ei tea, kas sealt on midagi veel kuskilt. No põhimõtteliselt on võimalik Veiko kuul jälle maha tõmmata, aga ma ei teagi. Kas ta läheb nüüd lööma või asutama, ma ei ju. Tahaks lihtsalt, et see saaks läbi. Oi jah. Ilmselt läheb lööma. Ja mäng jätkub, jäi 10-15 senti lühikeseks, põrkas üle ja seis on 9 ja 12. Oi. Pealtvaatajaid on ka peaaegu 50. No 48. Äkki on perekonnad, kes vaatavad mitmekesi, et siis on mida vaadata. Noh, see jäi Tommil kätte, nagu ta ütles, et kui see oleks käest lahti läinud, ei kujutate, kus see kuul oleks olnud, et selline 30 senti snadist. See oli nüüd see oih vise Tommi poolt. Lühike. Tundub, et lõia jäi. Suurepärane vise Ivaril ja pani jälle esimeseks.
siis Anti samuti kui Ivar ja Enn mängisid, oli neil vaja 5 punkti ja nad võtsid sealt selle. Kas saavad ka nüüd hakkama, kui on neil on käes 4 kuuli ja vaja oleks siis 4-st 3 õnnestuda. Mati esimene kuul. Aga veel on 1 kuul oli võimalik eksida. Praegult oleks sealt põsest võinud Tommi kuuli veel täitsa esimeseks lükata. Samas on ees veel Kaido kuul natukene vaba. Kas sealt? Nii, 2 on. Nüüd Olavil siis mõlemad just 2 sisse ja jätkame mängu. 3, 12 jooksev tabel. Ja nüüd 1 veel sisse ja siis oli võimalus, ei, see on 12. No, täie raha eest ikka. $50 on pealtvaatajaid. Jah. Tervitame siit poolt siis kõiki pealtvaatajaid. Ja Ivar teeb hea asetuse. 13 on peal. No, saab pihta ja teeb ruumi juurde pool meetrit asetuseks. Ja Tom jätkab. Nüüd siis on mehed lõpuks ärganud, kes lööb, kes asetab lähedale tõesti. Eksimisvõimalused on nüüd olematud. Ai. Sellega võib juba nagu öelda, et väike pahandus, eks? Et teie tahate, mina ei taha. Mina ei taha enam ühte mängu nimesid.
mina tahaks koju. Nii, 2 kuuli on veel siis Ivari tiimil. Ega siin on, no ruumi on maa ja ilm veel, nii et ei ole siin veel midagi kadunud. See jäi nüüd lühikeseks. Viimane kuul ja on see traditsiooniliselt, kas see on nurkade mängu lõpetav pall? Ei teagi, mis praegu tehakse, kas lüüakse või asetatakse, päris ei tea. Ilmselt tuleb lööb. Ei aseta. Ja asetab esimeseks. Ja tõesti. Ei ole see. Veiko Närv vastu ei pidanud. On veel 3 kuuli. Ja vaatajaid oli juba vahepeal 51 isegi. Kas nüüd saab jälle öelda nurkade mängu lõpetav pall? Iga pall võib olla nurkade mängu lõpetav. Üle, seda oli näha, et see läheb üle. Nüüd on jäänud veel 2. Kelle närv on siis 2 kuuli? Kui saab selle kuuli maha, on võitja Kaido tiim ja ühtegi mängu ei tule. Kui seda maha ei saa, sealt läheb punkt Ivari tiimile, siis jätkub veel 5. mäng. Nagu te nägite, siis ei lõppenud see mäng siin ja me jätkame 5. mänguga. No, mul ei ole sõnu. Ma lihtsalt ei viitsi.